Tere hommikust, ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Mina olen Tööinspektsiooni protseduuride peaspetsialist Kaja Tamm ja aitäh kõigile, et tulite kuulama Tööinspektsiooni järjekordset infohommikut. Tänase infohommiku teema on alaealiste töötamine. Suvi on siin kohe juba nurga taga, et on hea meelde tuletada kõik nõuded, mis on seatud noortele töötajatele töö tegemisele. Ja tänase infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni juhtivnõustamisjurist Vladimir Logatšev ja töökeskkonna konsultant Piret Kaljula. Tänase infohommikuga salvestame ja kui teil tekivad siin jooksvalt küsimused, siis palun kirjutage need chatti ja nendele vastame infohommiku lõpus. Ja hiljem saadame kõikidele osalenutele ka materjalid ja samuti lingi salvestusele, mida võite julgesti jagada kõigile, kes on sellest teemast huvitatud. Nii, aga annan sõna sulle, Vladimir. Aitäh ja veel kord tere hommikust ja mul on rõõm teid näha. Ja mina olen Tööinspektsiooni juhtivnõustamisjurist Vladimir Logatšev ja täna mina, nagu ka ütlesin, minu kolleeg Piret Kaljula räägime alaealiste tööle võtmisest. Ja meie esinemine on jagatud kaheks ja mina räägin nendest tingimustest, mis tulenevad töölepingu seadusest. Ja ma alustan rääkida algusest ehk töölepingu sõlmimisest ja tuleb alguses ka mainida, et tööleping sõlmitakse kirjalikult. Jah, seaduses on ka kirjutatud, et tööleping võib olla sõlmitud ka suuliselt, kui selle kestus ei ületa 2 nädalat, aga mina soovitan kõiki lepinguid, töölepingu lisasid, muudatusi, erinevaid kokkuleppeid, näiteks ületunnitöö kokkulepped, sõlmida kõik kirjalikult, et teil oleks mingi tõendmaterjal, kui näiteks tekib mingi töövaidlus, et te saaksite ka tõendada oma nõudeid. Ja muidugi, kui teil on olemas mingi näiteks kirjavahetus või mingi kirjalik dokument, siis see risk või tõenäosus, et tekib töövaidlus, on väiksem. Ja tööleping saab olla nii tähtajatu kui ka tähtajaline. Eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. See tähendab, kui teie töölepingu selle kohta midagi kirjutatud ei ole, see tähendab, et teie tööleping ilmselt on tähtajatu. Aga seadus ka lubab sõlmida töölepingu tähtajaliselt, kuid selleks peab olema ka põhjus. Ja neid põhjusi on 3 ja kõik need 3 põhjust tulevad seadusest. Ehk see tähendab, et niisama sõlmida tähtajalist töölepingut ei tohi ega lubatud, isegi siis, kui töötaja või tööandja seda mõlemad tahavad, ehk siis tuleb järgida seaduse nõudeid. Ja tähtajalisest töölepingu sõlmimisest ma räägin ka teise slaidi juures põhjalikumalt. Ja 3. punkti juures on kirjutatud, lepitakse kokku kõige olulisemad tingimused. Need olulised tingimused on näiteks töö tegemise koht, töötaja, tööandja, kontaktandmed, töötasu, tööaeg, puhkeaeg, ehk siis kõik need tingimused, mida tööandja ootab töötajalt ja mida töötaja peab teadma, mida temalt ootab tööandja. Ja oluline ka on lepingueelsed läbirääkimised, kui teie olete tööandja või kui te olete see alaealine töötaja või näiteks alaealise vanem, siis oluline rääkida läbi kõik küsimusi, tingimusi, mis teid huvitavad ja oma soove enne, kui te allkirjastate ka töölepingu. Näiteks, kui tööandja pakub mingit ühttingimust, näiteks tööaega, näiteks esmaspäevast reedeni, aga teie olete näiteks 17-aastane alaealine ja käite ka näiteks gümnaasiumis, siis teile sobib pigem töötamine näiteks laupäeviti ja pühapäeviti. Ja siis te võite väljendada ka oma soovi tööandjale, et soovin töötada näiteks laupäeval ja pühapäeval. Ja siis, kui tööandja vaatab, et see talle sobib, siis selles võib ka kokku leppida. Ehk siis soovitan kõiki küsimusi arutada enne.
ja alaealisel peab lepingu sõlmimiseks olema seadusliku esindaja nõusolek ja nõusolekust ma räägin ka väga detailselt teise slaidi juures. Ja lähme siis tähtajalise töölepingu juurde, nagu ma ütlesin, et eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult ja ka nagu ma mainisin, et selleks, et sõlmida tähtajaline tööleping, selleks peab olema ka põhjus ja see põhjus tuleneb seadusest, aga täpsemalt siis töölepingu seadusest. Ja esimene põhjus on siis töömahu ajutine suurenemine. See töömahu ajutine suurenemine näiteks võib olla seotud jälle siis, kui rääkida alaealistest, siis näiteks koolivaheajaga suvel eriti, näiteks kui suvel on natuke ilusam ilm kui teistel siis ajal, siis natuke ka soojem, siis näiteks kõne alla võib tulla näiteks jäätise müümine. Suvel on näiteks ka rohkem nii sise- kui ka välisturiste ja näiteks alaealisele pakutakse tööd. Tema tööülesandeks on siis jäätise müümine ja näiteks sõlmitakse ka tähtajaline tööleping. Näiteks tööandjal on vaja töötajad, kes oleks tööl näiteks juunist augusti lõpuni ja nii ka kirjutatakse töölepingus tähtajalisest töölepingus, et näiteks XXX töötaja võetakse tööle, temaga sõlmitakse tähtajaline tööleping ja tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjuseks on töömahu ajutine suurenemine. Ja võib ka mainida näiteks, et tema tööülesandeks on jäätise müümine. Ja kuna siis tähtajalise töölepingu sõlmimiseks põhjuseks on siis just see töömaht on suurenenud. Teiseks põhjuseks on siis hooajatööd. Hooajatööks on jälle, kui rääkida alaealistest, eriti aktuaalne on näiteks tööd maal, marjade korjamine. Et näiteks kuna suvel on vaja jälle rohkem töötajaid, kes saaks marju korjata, siis selleks ka tohib sõlmida tähtajalist töölepingut. Aga muidugi oluline, et tähtajalise töölepingu sõlmimine oleks sobilik nii tööandjale kui ka töötajale. Ja kolmas põhjus on ka olemas, aga mul slaidi peal kirjutatud see ei ole. Kolmas põhjus alaealisi pigem ei puuduta. See on seotud töölt äral oleva töötaja asendamise ajaks sõlmitud tähtajaline tööleping. Ehk siis see töötaja, kes läks vanemapuhkusele näiteks 3 aastaks. Ja tähtajalist töölepingut võib sõlmida kuni 5 aastaks. See tähendab, kui tähtajaline tööleping sõlmitakse 6 aastaks, siis tegemist ei ole tähtajalise töölepinguga, kuna see tingimus täidetud ei ole ja võime ka eeldada, et tegemist on tähtajatu töösuhtega, töölepinguga. Ja on ka juhtumeid, kus näiteks tähtajaline tööleping on algusest peale tähtajatu, isegi siis, kui nii töötajale kui ka tööandjale see sobib. Üheks esimeseks põhjuseks on siis see, kui näiteks see tähtajaline tööleping on sõlmitud samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui 2 korda ja see järjestikku tähendab, et lepingute vaheline aeg on alla 2 kuu. Näiteks kui esimese või siis pigem teine tööleping lõpeb näiteks 10. mai ja kolmas tööleping sõlmitakse näiteks 1. juuni. Ja kuna see vahe on kuskil 20 päeva, kalendripäeva, siis võime järeldada, et nii teine ja kolmas tööleping oli sõlmitud järjestikku. Ja rohkem kui 2 korda tähendab alates 3. korrast. Ja teine see põhjus on siis tingimus, millal tähtajaline tööleping muutub tähtajatuks, on see, kui töötaja tööandja on pikendatud tähtajalist töölepingut rohkem kui 1 kord 5 aasta jooksul. Rohkem kui 1 kord tähendab 2 korda. Ja pööran ka teie tähelepanu, et esimese punkti juures on kirjutatud just uue töölepingu sõlmimine
ja teise punkti juures on kirjutatud vana tähtajalise töölepingu pikendamine. Töölepingu muutmisest natukene, et töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel üldjuhul. Ja kui töötaja ja tööandja jõuavad siis kokkuleppeni, et töölepingut tuleb muuta, siis seda tuleb ka vormistada kirjalikult. Ja minu soovitus ka näiteks, kui tegemist oli töösuhtega, mis kestis 1 nädal, nagu ma eelnevalt ka rääkisin, et kui töölepingu kestus ei ületa 2 nädalat, siis võib sõlmida ka suulise töölepingu, siis ikka soovitan isegi siis, kui tööleping on sõlmitud 9 päevaks, 3 päevaks, 9 nädalaks või siis näiteks esmaspäevaks, kolmapäevaks ja laupäevaks, siis ikka soovitan siis vormistada see kõik kirjalikult. Ja isegi siis, kui see leping on suuline, siis näiteks suuliselt lepiti kokku selles, et töötaja töötasu on 700 €. Aga paari kuu pärast töötaja tööandja leppisid kokku, et töötaja töötasuks on näiteks 1000 €. Ma soovitan siis vormistada seda ka näiteks kirjalikult jälle, et teil oleks ka mingi tõendusmaterjal. Ja siin see loetelu olulisematest tingimustest ja vaatame kõik neid läbi. Neid on hetkel 12, aga ka pööran teile tähelepanu, et 1. augustist käesoleval aastal töölepingu seadus muutub ja see loetelu muutub suuremaks ja Tööinspektsioonil on ka juunis tuleb 2 infohommikut, kus me räägime just nendest muudatustest, mis tulevad 1. augustist. Ja ma siis soovitan teile ka võtta siis osa sellest infohommikust, mis tuleb juunis. Ja vaatame siis ükshaaval. Esimene on siis tööandja ja töötaja nimi, isiku või registrikood, elu või asukoht. Ehk siis on see töölepingu esimene osa, kuhu kirjutatakse, et näiteks töötajaks on näiteks Mari Maasikas ja tööandjaks on näiteks OÜ XXX. Ja siis on ka hea kirjutada näiteks töötaja juurde tema isikukood ja tööandja juurde kirjutada tema siis registrikood, mis tuleneb äriregistrist. Teise punktina on kirjutatud töölepingu sõlmimise töötaja tööle asumise aeg. Siin on jälle kirjutatud 2 tingimust või siis 2 asjaolu, töölepingu sõlmimine ja töötaja tööle asumise aeg. Üldjuhul tööleping sõlmitakse samal päeval, kui töötaja asub tööle, aga see ei pruugi nii alati olla. Näiteks töötaja tuleb tööandja juurde 10. mail ja siis allkirjastab lepingu, aga lepingus on kirjutatud, et esimeseks tööpäevaks on näiteks 1. juuni. See on täitsa lubatud ja kui see nii on, siis seda tuleb ka töölepingus märkida, aga võib ka näiteks allkirjastada 10. mail ja seal näiteks kirjutatud ka see, et esimeseks tööpäevaks on 10. mai, ehk siis samal päeval leping oli allkirjastatud ja samal päeval töötaja asus tööle. Kolmas on väga oluline, on tööülesannete kirjeldus. Tööülesannete kirjeldus näitab, mida tööandja ootab töötajalt ja mida töötaja võib eeldada, mida tööandja temalt ootab. Et ei oleks mingeid vaidlusi, siis neid tööülesannete kirjeldus tuleb märkida võimalikult täpselt, aga ka jätta võib-olla siis mänguruumi selleks. Näiteks kui tulla natuke ka tagasi, kui ma rääkisin töölepingu muutmisest, näiteks lepiti kokku selles, et töötaja müüb, tööülesandeks on siis jäätise müümine, aga näiteks selle
töökoha koristamise kohta midagi kirjutatud ei ole, see tähendab, et töötaja võib eeldada, et tööandja temalt seda ei oota. Ja kui näiteks tööandja hakkab nõudma töötajalt, et nüüd palun koristage tööpäeva lõpus oma töökoht, siis töötajal on ka õigus keelduda sellest, aga näiteks kui tööandja pakub näiteks ka mingi lisatasu või siis kui nad jõuavad kokkuleppeni, siis nad saavad jälle teha töölepingu lisa, kus nad kirjutavad, et näiteks uueks töötaja tööülesandeks on ka või siis lisa tööülesandeks on siis näiteks selle töökoha koristamine. 4. alaealisi ei puuduta ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg. See puudutab pigem täiskasvanuid ja neid ametikohti, kellel on õigus saada, kui nad lähevad pensionile, eripensioni. Ees on oluline ka alaealisele on töö eest makstav tasu, ehk siis kokku lepitud töötasu, mida tööandja maksab töötajale tehtud töö eest. Ja siis see palgapäev. Töötasust ma ka räägin eraldi ja palgapäevast. Ja 6. on siis muud hüved, kui nendes on kokku lepitud. Muud hüved, kui nendes on kokku lepitud, tähendab seda, et näiteks on ettevõtteid või on asutusi, mis pakuvad oma töötajatele selliseid nagu lisatingimusi, näiteks et tasuta spordivõimalusi. Kui see on, siis seda tuleb ka kirjutada. 7. on siis aeg, see tööaeg, mille töötaja täidab oma tööülesandeid, kas siis on tavaline tööaeg või siis on summeeritud tööaja arvestus, kas on täiskoormus, osaline töökoormus. 8. töö tegemise koht. Seadusega on kirjutatud, et töö tegemise koht peab sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse täpsustusega, aga on ka lubatud näiteks kirjutada mingi konkreetne aadress või siis kui tegemist on sellise tööga, mis toimib üle Eesti, siis võib ka kirjutada, et töö tegemise kohaks on Eesti. 9. on puhkuse kestus. Ka pööran teie tähelepanu, et alaealise põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva. Kui täiskasvanutel on vähemalt 28 kalendripäeva, siis alaealistel on see natuke pikem, 7 päeva võrra. 10. on siis puudutab töölepingu lõpetamist, need etteteatamistähtajad. 11. on viide töökorralduse reeglitele, ehk siis töökorralduse reeglid on selline dokument, mis on olemas peaaegu igas ettevõttes, kuhu tööandja on ühepoolselt sätestas oma reegleid ja oma tingimusi, mida töötajad peavad ka täitma. Ja 12. alaealist pigem ei puuduta, siis viide kollektiivlepingule, kui see on olemas. Ja nüüd me räägime ka seadusliku esindaja nõusolekust. Seadusliku esindaja nõusolek puudutab ainult alaealisi ja nende seadusliku esindajaid. Et kui rääkida siis seadusliku esindaja või siis üldse alaealise töötamisest, siis seda võib jagada 3 tulpa. Esimene tulp on siis alaealise nõusolek, teine on siis tema seadusliku esindaja nõusolek ja 3. on siis tööinspektsiooni. See ei ole nõusolek, see ei ole tööluba, aga võin nimetada seda siis heakskiiduks. Ja vaatame siis ükshaaval see, mis on slaidi peal ka kirjutatud. Et alaealisel peab lepingu sõlmimisel olema seadusliku esindaja nõusolek ja mul on ka kirjutatud, et kes on see alaealine. Alaealine on siis alla 18-aastane töötaja. Infotelefonis küsitakse, kas siis 17-aastane töötaja on täiskasvanu või siis 18-aastane on alaealine. Ja seega ma igaks juhuks kirjutasin, et kui tegemist näiteks 0 kuni 17-aastase noorega, siis ta on alaealine. Kui ta saab 18 eluaastat täis, siis ta on juba täiskasvanu. Ja seadusega on lubatud töötada, kui
laps sai 7 eluaastat täis. Ma küll ei oska öelda praktikas palju siis neid töötajaid, kes on 7-aastased tööl, aga vähemalt seadusega see on lubatud. Aga seadusega on see lubatud, küll seal on olemas ka oma erisusi ja siis muid tingimusi, mida tööandja peab järgima. Et kui rääkida just alaealise töötamisest, siis töötada alaealine võib alates 7 aastast kuni 17-aastase saamiseni ja alates 18 aastast on siis täiskasvanu ja tema suhtes kohalduvad teised juba seaduse nõuded ja teised tingimused. Ja nagu ka ma eelnevalt mainisin, et on olemas alaealise nõusolek, täiskasvanu nõusolek ja siis näiteks tööinspektori heakskiit. Kui rääkida sellest esimesest tulbast, et alaealise nõusolekust, siis see peab olema alati. Alaealine peab alati olema nõus, kas ta tahab seda tööd teha, kas ta on nõus selleks tööks, kas ta on nõus nendeks töötingimusteks, ka on nõus selleks töötasuks, nendeks tööülesanneteks. Ta peab alati andma oma nõusoleku. Kui rääkida sellest teisest tulbast, seadusliku esindaja nõusolekust, siis kuna alaealine on piiratud teovõimega, siis seadusliku esindaja nõusolek ka alati peab olema olenemata siis alaealise vanusest, kas on siis 7, 12 või 17. Ja see kolmas, mis puudutab just tööinspektsiooni, tööinspektori heakskiitu, siis see peab olema ainult siis, kui noor on 7 kuni 14 aastane. Ja sellest ma praegu ka räägin, et kui näiteks on 10-aastane, siis lapse tööle võtmisel tuleb 10 tööpäeva enne, 10 tööpäeva on siis kuskil 14 kalendripäeva ehk siis 2 nädalat, ehk siis 10 tööpäeva enne alaealise tööle asumist töötamise registri ehk siis TÖR-i märkuste lahtrisse sisestada järgnevaid andmeid. Et neid andmeid on siis 3, no tegelikult 4 ja siis vaatame neid ükshaaval jälle. Et esimene on siis alaealise seadusliku esindaja nõusolek. Kui rääkida seadusliku esindaja nõusolekust, siis seadus ei sätesta, kas ta peab olema kirjalikus vormis, suuline, ehk siis see tähendab, et sobib nii suuline kui ka kirjalik nõusolek. Muidugi jälle, viidades sellele, mida ma rääkisin eelnevalt, siis ma soovitan kõik, mida võimalik, vormistada just kirjalikult. Ja kui tööandja läheb töötamise registrisse, siis näiteks kirjutab XX töötaja seaduslik esindaja, kelleks on siis alaealise näiteks ema või isa, andis oma nõusoleku suuliselt, et tema laps asub tööle näiteks sellest kuupäevast selles ettevõttes. Et ta võib kirjutada ka tööandjaid, näiteks nõusolek on suuline või siis nõusolek on kirjalik. Siis teine on alaealise töötingimused, sealhulgas töö tegemise koht ja töökohustused. See on see, millest ma ka rääkisin, et need töötingimused, mida alaealine reaalselt hakkab tegema, kas need töötingimus on sees või siis õues, kas on palav, kas on külm, kas on liiguv töö või ta kogu aeg istub. Et seda ka tuleb kirjutada. Ja kolmas on siis andmed kooli kohustuslikkuse kohta. See tähendab, kas siis alaealine õpib või mitte, näiteks põhikoolis või gümnaasiumis või näiteks kutsekoolis. Seda tuleb siis kirjutada. Ja pööran ka teie tähelepanu, et 1. septembrist käesoleval aastal see vanuse piir muutub, kui praegu tööandja peab neid andmeid sisestama töötamise registrisse
ainult siis, kui töötaja on 7–14-aastane, siis alates 1. septembrist ta peab seda tegema ainult siis, kui töötaja on 7–12-aastane. Ja siis selle muudatuse eesmärk oli vähendada nii tööandja poolt bürokraatiat kui ka rohkem alaealisi saaksid asuda tööle, et neid takistusi oleks natuke vähem. Ja näiteks oletame, et on olemas alaealine, on olemas tööandja sisestas alaealise kohta kõik andmed töötamisregistrisse 10 tööpäeva enne. Siis Tööinspektsiooni tööinspektor vaatab seda, mida tööandja sisestas sinna üle ja siis 10 tööpäeva jooksul ta peab seda tegema. Ja kui tööinspektor midagi ei kirjuta ega helista, siis see tähendab, et kõik on korras. 10 tööpäeva möödumisel võib see alaealine asuda tööle. Aga kui tööinspektor võtab tööandjaga ühendust, siis see tähendab, et on vaja midagi muuta, täiendada või siis tööinspektor on täiendavad küsimused või siis ta tahab öelda, et näiteks see töö on alaealisele on keelatud või lubatud ei ole. Ja ma soovitan ka tööandjatele, et nad töötamise registrisse sisestaksid ka selliseid andmeid nagu tööandja poolne kontaktisik, et see menetlus oleks võimalikult sujuv, et kui näiteks tööinspektoril tekib kahtlus, või siis pigem küsimus, kui tekib küsimus, kas kõik andmed on korrektselt sisestatud, siis ta võib kohe võtta ühendust, kas siis kirjutada või helistada sellele tööandja poolsele kontaktisikule ja siis üle täpsustada kõik, mida teda huvitab. Ja mida ma soovitan ka siis võib-olla panna selle alaealise seadusliku esindaja kontaktisikud, et jälle tööinspektor saaks võtta ühendust seadusliku esindajaga ja küsida üle, kas seaduslik esindaja andis oma nõusoleku või tööandja lihtsalt nii kirjutas ja ka täpsustada, kas seaduslik esindaja päriselt teab, millist tööd tema laps või siis alaealine hakkab tegema selles ettevõttes, kuna pööran ka siis alaealiste vanemate tähelepanu sellele, et vanemad või siis seaduslikud esindajad peavad teadma, mis reaalset tööd tema alaealine peab tegema. Ma kogu aeg kasutan sellist mõistet nagu seaduslik esindaja. Üldjuhul tegemist on alaealise vanematega, ema või isaga, aga on ka juhtumeid, kus seadusliku esindajaks saab olla näiteks teine perekonnaliige või mingi muu inimene või näiteks keegi määratud näiteks lastekaitse poolt. Ja kui võtta see slaid kokku, et kui alaealine töötaja laps tahab, näiteks 10-aastane laps tahab minna tööle, siis selleks peab olema tema tahteavaldus, ta peab olema selleks nõus, ta peab tahtma seda tööd tegema. Teiseks peab olema seadusliku esindaja, näiteks tema ema või isa nõusolek ja isa ja ema peavad teadma, millist tööd nende laps peab päriselt tegema. Need 2 esimest luba alati peavad olema. Ja kolmas tööinspektori heakskiit peab olema ainult siis, kui alaealine on 7–14-aastane või siis alates 1. septembrist käesoleval aastal 7–12-aastane. Ja nüüd räägime ka teistest lepingutest. Ma kogu aeg rääkisin töölepingust, aga tegelikult kui töötaja tahab teha tööd, siis tööleping ei ole ainuke võimalus, kuidas sõlmida siis töösuhet.
Esimesena on mul kirjutatud tööleping ja tööleping on see, mida annab töötajale kõige rohkem kaitset. Kuna tööleping on reguleeritud eraldi seadusega, töölepingu seadusega, siis sealt tulenevad kõik need õigused ja kohustused, õigused nagu näiteks õigus põhipuhkusele, õigus õppepuhkusele, õigus erinevatele hüvitistele või siis kui tööleping lõpetatakse, siis tuleb etteteatamistähtajad, siis see kõik kohaldub ainult siis, kui tegemist on töölepinguga ja tööleping on töö tegemine kui protsess vastavalt tööandja juhtimisele ja kontrollile. See tähendab, et kui töötaja allub tööandja korraldustele, juhtimisele, siis tegemist on pigem töölepinguga ja otstarbekas sõlmida just tööleping. Teise ja kolmandana mul on kirjutatud töövõtuleping ja käsundusleping. Mõlemad on nad võlaõiguslikud lepingud ja reguleeritud võlaõigusseadusega ja võlaõigusseadusest lähtuvalt nendel töötajatel on tunduvalt vähem neid õigusi ja see töötaja on vähem kaitstud. Sest näiteks töövõtulepingu puhul me ei saa üldse rääkida töötajast. Töövõtulepingu pooldaks on siis töövõtja ja tellija ja käsunduslepingu puhul on käsundi andja ja käsundi saaja. Ehk siis seal ei ole tööandjad ega töötajad. Ehk siis see on juba võlaõiguslik, teine võlaõiguslik suhe. Ja kui rääkida sellest töövõtulepingust, siis see on asja valmistamine või muutmine või tõenäolise osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamine. Et näiteks mingi skulptuuri tegemine, kui alaealine oskab mingit käsitööd teha, siis on võimalik sõlmida ka töövõtuleping. Kui ta iseseisvalt oskab midagi teha, siis võib sõlmida temaga ka töövõtuleping. Aga näiteks ka käsundusleping, teenuse osutamine vastavalt kokkuleppele. Nii töövõtuleping kui ka käsundusleping on suunatud teenuste osutamisele. Näiteks teenuse osutamine vastavalt kokkuleppel ja kui rääkida alaealiste kontekstis, siis näiteks alaealine oskab mängida mingit klaaverit või viiulit, siis ja tahab anda ka kontserti. Siis sellisel juhul, kuna üldjuhul ta on iseseisev, ta ise otsustab näiteks milliseid teoseid ta mängib, kui pikk see kontsert, kuidas ta mängib, kas seal on kõiki neid asjaolusid ta pigem täpsustab ise. Seega sellisel juhul käsunduslepingu sõlmimine on võimalik ja otstarbekas. Ja siin ma ka tahan pöörata tähelepanu, kui võtta see slaid kokku, et oluline ei ole selle siis lepingu pealkirja. Olgu seal on kirjutatud näiteks käsundusleping, aga kui see töö sisu ja see reaalne töö ja selle siis lepingu sisu reaalselt vastab töölepingu sisule, siis sellisel töötajal, näiteks käsundi saajal, alaealisel on võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse ehk siis töövaidlusorgani poole ja paluda, et näiteks töövaidluskomisjon tuvastaks, et tegemist on töölepinguga ja näiteks kui töövaidluskomisjon tuvastab, et tegelikult jah, töö sisu vastab töölepingule, vaatamata sellele, et pealkirjas on käsundusleping, siis tegemist on töölepinguga ja siis sellisel juhul töötaja suhtes kohalduvad kõik need õigused ja kohustused, mis tulenevad töölepingu seadusest, ehk siis õigus puhkusele, õigus õppepuhkusele ja kõikidele muudele hüvitistele ja hüvedele. Ja ma juba etteruttuvalt vastasin ka sellele küsimusele, kas alaealisega saab sõlmida käsunduslepingu või töövõtulepingu ehk siis võlaõigusliku lepingu. Küll ma vastasin sellele küsimusele juba jaatavalt,
väga lihtne siin kõik see ei ole, et räägime nagu sellest natuke detailsemalt, et kuna tööleping on oma olemuselt käsunduslepingu alaliik, mis on reguleeritud eriseadusega ehk siis töölepingu seadusega, siis nii tööleping kui ka käsundusleping ja töövõtuleping on võlaõiguslikud lepingud või siis kokkulepped, kui vaadata just juriidiliselt, kus näiteks üks inimene kohustab teise inimese heaks midagi tegema. Ja seetõttu isegi siis, kui tööandja tahab sõlmida töötajaga alaealisega just käsunduslepingu või töövõtulepingu, siis ka sel juhul peab olema alaealise seadustega seotud nõusolek. Et see tähendab, et jälle alaealine alati peab oma tahteavalduse andma, seaduslik esindaja, näiteks ema või isa, alati peavad olema alati peavad oma heakskiitu andma või siis oma nõusoleku. Et ilma selleta ei saa. Ja ei ole oluline, kas tegemist on töölepinguga, kas on siis käsundusleping või töövõtuleping. Aga siin on üks probleemkoht, kui rääkida just käsunduslepingust, kuna võlaõigusseadus, see on see seadus, mis reguleerib töövõtulepingu ja käsunduslepingu sõlmimist, eeldab, et see, kes täidab lepingu, ehk siis töötaja jutumärkides, on oma valdkonna professionaal või siis spetsialist, kes osutab oma teenust ja täidab lepingut isiklikult, siis kui räägime alaealistest, siis me ei saa eeldada, et alaealine on oma valdkonna professionaal. Eelkõige alaealisel tema vanuse tõttu puuduvad need nii töökogemus kui ka elukogemus ja neid tööoskusi ka tal ei ole. Seega ma arvan, kuskil 90% alaealine peab või siis tööandja peab juhtima seda alaealist töötajat, andma talle siis korraldusi, näitama, kuidas tööd tuleb teha. Seega kui vaadata siis praktikat, siis alaealistega tihti sõlmitakse töövõtu või käsunduslepingu. Aga väga tihti see ei ole õige, sest sellisel juhul tuleb sõlmida pikem töölepingu. Aga ka, nagu ma eelnevalt rääkisin, et ka alaealisega võib sõlmida käsunduslepingu või töövõtulepingu. Näiteks seesama näide, mida ma tõin eelnevalt, on, kui alaealine näiteks alates 3 aastast õppis mängima klaverit, siis nüüd on 17-aastane, ehk siis ikka alaealine otsustab teha kontserti. Ja sellisel juhul, kuna ta teeb seda iseseisvalt, ta ise otsustab, kuidas ta mängib, mis viisil ta mängib, siis käsunduslepingu sõlmimine sellisel juhul on lubatud. Aga jälle rääkides käsunduslepingust ja töövõtulepingust, oluline, et see reaalne töö sisu oleks vastanud just sellele lepingule, mis seal pealkirja on ka kirjutatud. Kui see on siis käsundusleping, siis selle käsunduslepingu sisu ja reaalne töö peab vastama käsunduslepingule. Kui see on töövõtuleping, siis seal pealkirjaks ka peab olema töövõtuleping, siis sisu ja reaalne töö peab vastama töövõtulepingule. Või kui tegemist on töölepinguga, siis see peab vastama jälle töölepingu seadusega sätestatud nõuetele. Ja jälle, kui tekib see olukord, kus pealkirjaks on üks leping, käsundusleping, aga see sisu vastab töölepingule, siis on võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni. Ja rääkides tööajast, siis tööaeg
on olemas nii täistööaeg ehk siis töökoormus 1,0 ja osaline tööaeg. Osaline tööaeg saab olla nii 0,1, 0,5, 0,75 ehk siis töötamine täistööaega on lubatud. Lihtsalt me vaatame ka teise slaidi juures, et alaealisel on teised tööaja ja puhkeaja piirangud, et näiteks 7-aastase jaoks täistööaeg võib tähendada 2 tundi päevas, aga me vaatame ka teise slaidi juures. Ja tavaline tööaeg ja summeeritud tööaja arvestus. Tavaline tööaeg tähendab, et töötaja töötab näiteks esmaspäevast reedeni, seal on konkreetne kindel kellaaeg, mis kellaajani ta töötab, näiteks 8-st 16-ni esmaspäevast reedeni, siis on tavaline tööaeg. Aga kui tööaeg on erinev ja ebavõrdne, näiteks ühel nädalal ta töötab esmaspäeval, kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval, aga järgmisel nädalal siis juba teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja oletame siis pühapäev, siis näiteks üks tööpäev on 6 tundi päevas, teine 4, kolmas tööpäev on 1 tund päevas, siis tegemist on summeeritud tööaja arvestusega. Ja tuleb vaadata ka tööajafondi, millise kuuga on tegemist ja palju töötunde kuu lõpuks või siis selle arvestusperioodi lõpuks töötajal on olemas. Ja nagu ka ma rääkisin eelnevalt, et tuleb töölepingu sätestada, kas tegemist on täistööajaga või osalise tööajaga. Kui tegemist on osalise tööajaga, siis tuleb kirjutada ka palju töötunde töötajal ühes nädalas on või ühes kuus. Kui tegemist tavalise tööajaga või summeeritud tööaja arvestusega, siis seda samuti tuleb töölepingus kirjutada. Ja näiteks kui tegemist on summeeritud tööaja arvestusega, siis tuleb ka kirjutada näiteks töötaja töötab graafiku alusel ja graafik väljastatakse töötajatele näiteks iga kuu esimesel teisipäeval. Töö ja puhkeaeg ka väga oluline teema. Siin slaidi peal te näete sellise tabeli. Esimeses tulbas on kirjutatud see vanusepiirang või mitte vanusepiirang, vaid see vanusevahemik. Teine tulp on palju tundi päevas ja 7-päevase ajavahemiku jooksul alaealine võib töötada õppeveerandi kestel ehk siis kooli ajal ja kolmas tulp on samuti palju töötunde päevas alaealine võib töötada ja palju töötunde võib töötada alaealine 7-päevase ajavahemiku jooksul juba koolivaheajal. Ja näiteks vaatame esimene rida, kus on kirjutatud 7 kuni 12 aastane alaealine, näiteks võtame 10-aastast last ja näiteks kui ta on 10-aastane, siis kooli ajal ta võib töötada 2 tundi päevas ja 12 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. See 7-päevane ajavahemik tähendab lihtsas keeles 1 nädalat. Lihtsalt see võib selle siis 7-päevase ajavahemiku esimene tööpäev ei pruugi klappida kalendaarse nädalaga kokku. Näiteks kui kalendaarne nädal algab esmaspäevast, siis 7-päevane ajavahemik võib algata ka näiteks kolmapäevast või siis teisest kuupäevast. Ja nagu te näete, kui me vaatame seda kolmandat tulpa, siis koolivaheajal võib töötada natuke rohkem, et 3 tundi päevas või siis 15 tundi ja 7-päevase ajavahemiku jooksul. Et
et nagu näeme, siis kooli ajal alaealine võib töötada vähem, kuna alaealise põhikohustus on muidugi õppimine ja töö ei pea takistama esiteks hariduse omandamist kui ka alaealise töötaja tema sotsiaalsed arengud. Ja nagu te näete, et mida vanem see alaealine on, seda rohkem töötada, rohkem neid töötunde töötaja võib ka teha. Ja sisuliselt, kui me vaatame seda viimast rida, kus on kirjutatud 15-aastane kutseõppeasutuse praktikal, siis ta võib nii õppeverendi kestel kui ka kooli vaheajal töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. Et sisuliselt mingit erisust täiskasvanuga ei ole, kuid see puudutab just tööaega, aga kui me vaatame just puhkeaega, siis 15-aastasel kutseõppeasutuse praktikal tal peab olema rohkem neid tunde puhkamiseks. Ehk siis ei tähenda, et 15-aastane kutseõppeasutuse praktikal on võrdsustatud täiskasvanuga. Jälle natuke töö- ja puhkeajast. Nagu kõik teame, et on võimalik teha ületunnitööd, aga kui tegemist on alaealisega, siis alaealine ei tohi teha ületunde. See tähendab, et ületunnitöö kokkulepe alaealisega on tühine. Isegi siis, kui alaealine tahab seda ületunnitööd teha, näiteks ta tahab teenida rohkem taskuraha, siis ikka tööandjal ei ole õigust lubada alaealist töötajat ületunnitööd tegema. Ja alaealistel on ka olemas öötöö piirang, et alaealine ei tohi töötada ajavahemikus 8 õhtul kuni 6 hommikul, kuid seal on olemas ka erand. Aga erand puudutab ainult seda kellaaega alates 8 õhtul kuni 12 õhtul. Ja see alaealine on lubatud teha kerget tööd täiskasvanu järelevalve all ainult kultuuri, kunsti, reklaami või spordialal. Ja nagu ma ka juba ütlesin, alates 8-12, et kui näiteks 15-aastane tahab teha tööd kell 3 öösel, siis see on keelatud. Isegi siis, kui seal on olemas täiskasvanu, kes vaatab, kuidas siis see alaealine saab hakkama ja kas ta on siis turvalises keskkonnas. Ja kooli kohustuslikul alaealisel on keelatud töötada vahetult enne koolipäeva algust. Ja samuti on kirjutatud, kes on see kooli kohustuslik alaealine ja see on siis see isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Näiteks, kui mina olin põhikoolis, siis 7. klassis, siis mina õppisin teises vahetuses, kui meie kool läks remonti ja meie alustasime õpinguid kell 13 ja lõpetasime kell 19 õhtul ehk siis kell 7 peaaegu pool 8. Ja näiteks, kui tegemist on sellise olukorraga, kus kool algab hiljem kui kell 8, näiteks jälle kell 13 või kell 14, siis alaealisel ei tohi töötada enne koolipäeva algust. Näiteks ta ei tohi 8-st 12 töötada, siis alates 13 ta läheb kooli. See on keelatud. Ja alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva. Ja kooli kohustuslikul alaealisel kooli vaheajal on õigus nõuda ka põhipuhkust endale sobival ajal. Pööran ka tähelepanu, et seaduses on kirjutatud, et eeldatakse, et alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva. See ei tähenda, et alaealisel on
7 lisapäeva. Näiteks on ettevõtteid, kus on juba kõikidele töötajatele määratud 35 kalendripäevane põhipuhkus. Ja see ei tähenda, et kui alaealine läheb sinna tööle, siis tema põhipuhkus on 42 kalendripäeva. See tähendab, et tema põhipuhkus on ka 35 kalendripäeva, et see ei ole lisa 7 päeva, vaid see tähendab, et tema minimaalne põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva. Ja milline töö sobib alaealisele, sellest ka räägib detailsemalt Piret, aga kui põgusalt vaatame, et näiteks 7–12-aastased võivad teha kerget tööd üksnes kultuuri, kunsti, spordi või reklaami alal. Näiteks kui 12-aastane näitab spordiürituse külalistele, kus on vabad isted. See on lubatud, kui see töö ei ole liiga raske tema jaoks. Siis 13-14-aastane või siis 15-16-aastane, kes käib koolis, tohib teha tööd, kus täidetavad tööülesanded on lihtsalt laadi ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Ehk siis siin ei ole sellist nagu head reeglid, kas see töö on keelatud või lubatud, vaid tuleb vaadata iga juhtumit eraldi ja juba otsustada, kas see töö on lubatud või mitte, sest alati peame lähtuma ka selle alaealise arengust, sest alaealised ja nagu kõik inimesed on väga erinevad, kui üks 13-aastane võib juba väga palju iseseisvalt teha, siis näiteks teine 16-aastane iseseisvalt väga palju asju teha, näiteks ei taha või siis ei oska. Ja siis 15-17-aastased mitte koolikohustuslikud noored võivad teha kõiki töid, mis ei sea ohtu noore tervist. Siin ka nagu ei ole head sellist reeglit, tuleb iga juhtumit eraldi vaadata. Ja alaealine ei tohi teha tööd, mis on seotud alkoholi ja tubaka käitlemisega, sealhulgas jäämüügi või klientide teenindamisega. Et näiteks kui ta seisab kassa taga, kus tuleb ka tubakat müüa, siis see on keelatud. Ja räägime ka töötasust natukene, et töötasu peab olema kokku lepitud töölepingus, kui töölepingus, mida tegelikult ei tohi olla, kui töölepingus töötasu kohta midagi kirjutatud ei ole, siis tuleb lähtuda kollektiivlepingust, aga kui ka kollektiivlepingut ei ole, siis tuleb vaadata palju sarnase töö puhul sarnastelt asjaoludele tingimustelt tavaliselt makstakse tasu. Näiteks kui on olemas mingi ametikoht, kus tavaliselt makstakse 1000 eurot ja siis sinna läheb ka alaealine, aga töölepingus midagi selle kohta ei ole, siis tähendab, et kuna tavaliselt sellistel asjaoludel makstakse 1000 eurot, siis tuleb ka alaealise suhtes rakendada seda reeglit. Ja ka alamäära kohta, töötasu alamäära kohta meeldetuletuseks, et käesoleval aastal on 654 eurot või siis 3 eurot 86 eurot senti tunnis ja tegemist on brutosummaga. Ehk siis sellelt maha lähevad ka maksud. Ja töötasu peab vähemalt kord kuus kokku lepitud tähtpäeval olema, et maksta tuleb vähemalt üks kord kuus. Vähemalt tähendab, et võib maksta ka 2 korda kuus, aga ei tohi maksta näiteks 1 kord 2 kuus. Et see vähemalt ühe kuu reegel peab olema. Ja palgapäeva kokkulepe peab olema selge ja üheselt mõistetav, ehk palgapäev peab olema välja toodud kuupäevaliselt. Kuupäevaliselt tähendab, et näiteks iga kuu 5. kalendripäeval või siis iga kuu 2. esmaspäeval. See on lubatud, see on selge ja üheselt mõistetav, millal töötasu peab laekuma pangakontole. Aga ei tohi kirjutada näiteks, et töötasu laekub pangakontole järgmise kuu 30 kalendripäeva jooksul või siis 15 kalendripäeva jooksul.
see ei ole selge, kas siis töötasu laekub esimesel kalendripäeval või 15. kalendripäeval. Ja ka väga põgusalt ütlen proovipäeva kohta, mis see proovipäev on, et proovipäev on olemas selline teenus töötukassal, aga kui rääkida rahvakeeles, mida see proovipäev tähendab, et töötaja tuleb tööle paariks päevaks või 1 päevaks, ta teeb tööd ja siis otsustab, kas see töö sobib talle või mitte. Siis tööandja ka otsustab, kas see töötaja sobib talle või mitte. Siis üldjuhul proovipäeva eest tuleb maksta ka töötasu. Väga palju küsimusi ja probleeme tekib sellest, et proovipäeva eest töötasu ei maksta. Aga kui töötaja reaalselt teeb mingi tööd, näiteks pool päeva või terve päev, siis selle eest ka tuleb maksta töötasu. Et ma arvan, proovipäeva eest töötasu ei pea maksma ainult siis, kui töötaja tuleb 30 minutiks ja seisab kõrval, siis vaatab, et okei, seal on siis näiteks see töökoht, seal on siis see asub see, seal on siis tulevased kolleegid ja siis ta midagi reaalselt oma peaga või kätedega ei tee. Puhkus, räägin ka natukene puhkusest, et olemas põhipuhkus, mis on 35 kalendripäeva, millest ma rääkisin juba, ja õppepuhkus, et selle õppepuhkuse eesmärgiks on anda töötajale vaba aega õppimiseks. Ja aastas on 30 kalendripäeva õppepuhkuseks ja 20 neist on tasustatud ja 10 neist on tasustamata. Et õppepuhkust võib võtta ka, kui alaealine õpib gümnaasiumis või kui näiteks ta lõpetab kooli ja läheb kõrgkooli, siis seal on ka samuti võib võtta õppepuhkust. See viimane slaid, kui ma ei eksi katseajast natukene ja mul jäi natuke aega, et katseaeg ei tähenda, et see töö on tähtajaline. Katseaeg, väga palju küsitakse näiteks infotelefonis, et minuga sõlmiti töölepingus on katseaja kestus on 4 kuud. Et näiteks kas tähendab, et minu töölepingu kestus on 4 kuud? Ei, seda ei tähenda. See tähendab, et 4 kuu jooksul nii töötajal kui ka tööandjal on natuke lihtsam lõpetada see töösuhte ja töölepingu. Ja selle katseaja eesmärgiks on hinnata töö sobivust. Siin hindab töö sobivust nii. Tööandja hindab siis töötaja sobivust, tema oskusi, teadmisi, võimeid või siis isikuomadusi ja töötaja hindab, kas ta suudab ja tahab kokkulepitud tööd teha. Ja ette teatamine, näiteks kui keegi otsustab, et see töö talle ei sobi või see töötaja talle ei sobi, siis töösuhte lõpetamise ette teatamistähtaeg on 15 kalendripäeva. Ja tööandja peab põhjendama, miks ta lõpetas töötajaga katseajal töösuhte, aga töötaja ei pea põhjendama. Ja katseaja maksimaalne kestus on 4 kuud. Aga see tähendab, et võib leppida kokku ka selles, et näiteks katseaja kestus on 2 kuud. Samas kui näiteks töölepinguga, et katseaja kestus ei tohi ületada või ei tohi olla pikem kui pool lepingu kestusest, kui tegemist näiteks tähtajalise töölepinguga. Näiteks kui töölepingu kestus on 6 kuud, see tähendab, et pool sellest ajast on 3 kuud ja katseaja maksimaalne kestus on 3 kuud. Ja jälle pööran teie tähelepanu, et alates 1. augustist katseaja regulatsioon muutub. Kutsun teid ka kuulata meie järgmist infohommikut juunis, sest katseaja osas muutub ka päris palju. Lisainfo on siis see, et tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtet, vaatamata sellele, et alaealine on alaealine, teda tuleb kohelda teiste töötajaga võrdselt, maksta selle tõttu temale vähem töötasu ei tohi ja alaealist töötajat võib
töölähetusi saata üksnes alaealise ja tema seadusliku esindaja eelneval nõusolekul. Kui keegi neist seda ei taha, siis teda töölähetusse saata ei saa. Ja meie kontaktid, et saab alati meiega võtta ühendust nii telefoni teel kui ka kirja teel ja alati vastame teie kirjadele ja küsimustele. Aga nüüd ma tänan teid kuulamast ja annan sõna ka Piretile. Olen töökeskkonna konsultant ja räägime nüüd siis sellest, mida alaealine võib teha ja peamiselt siis sellest, mida alaealine ei või teha. Samamoodi nagu ka Vladimiriga, et kui teil on küsimusi, kirjutage palun chati, siis ma pärast vastan neile. Ja miks me sellest räägime ja miks ka need piirangud on alaealistele töötamisele kehtestatud, on tegelikult see, et hoida ja säästa alaealiste tervist. Ehk et nagu kõikide teiste töötajate tervis peab tööd tehes säilima, siis sama ka alaealistega. Ja paraku on olukord see, kus ka alaealised, ka nendega juhtub tööõnnetusi. Üks hiljutine näide 17-aastasest noormehest, kes töötas haljastusettevõttes, ilmselt tegi tööd, mis on alaealisele lubatud. Ja mullavalli pealt riisudes astus ta kogemata valesti, kukkus seal umbes 2-3 meetri kõrguselt alla ja murdis käeluu. Tegemist raske tööõnnetusega, luumurd on raske tervisekahjustus ja oli see noormees siis töövõimetuslehel 39 päeva. Ja paraku selgus tööõnnetuse uurimise tulemustest, et selles ettevõttes oli tegemata riskianalüüs. Tegelikult ei olnud teada seda, mis ohud töös töötajad, sealhulgas alaealist, võivad varitseda ja kuidas seda tööd siis teha sellisel moel, et keegi viga ei saaks. Nüüd üldised põhimõtted on need, mida Vladimir ka juba mainis, et töö ei tohi ületada alaealise kehalisi ja vaimseid võimeid, sisaldada ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ja neid siis ka ära hoida, sest et tal ei ole kogemust, tal ei ole väljaõpet ja ei tohi ohustada alaealise tervist, töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurid. Need 2 esimest on need, mis annavad natukene sellist hindamise ruumi, et mis ühe alaealise jaoks võib sisaldada ohte, mida ta ei suuda märgata, teise jaoks ei pruugi. Mida need pildid siin all tähendavad? See vasakpoolne ehk et see laaduriga pilt, analoogse laaduriga juhtus üks väga raske tagajärjega tööõnnetus. Mitte nüüd füüsiliselt viga ei saanud alaealine. Selle laaduri roolis oli 16-aastane noormees ja samal territooriumil tehti ka teisi töid ja teise ettevõtte inimene siis kõndis seal samas, kus 16-aastane noormees selle laaduriga sõitis. Kahjuks said nad kokku ja paraku inimese jaoks lõppes see väga traagiliselt. See kõndinud inimene sai surma. Ja ma ütleks, et selle laaduriga sõitmine läheb nüüd küll selle teise punkti alla selles mõttes, et see sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda märkata ega ära hoida, sest et need pildid on siin mõõtkavast väljas. See laadur tundub sama suur kui ATV, mida ta tegelikult ei ole, et see on väga suur laadur. Lisaks ees olev popp vaatevälja vähendab ja see on nüüd midagi, mida tegelikult alaealine ei oska ette näha. Et need piirangud on tegelikult seatud põhjusega. Nüüd, mida see väiketraktor ja lumesaan ja see märk alla 16 keelatud tähendab, siis tegelikult see on nüüd see, kus on hindamise koht. Ehk et sellel ATV-l, tavapäraselt sellistel ATV või väiketraktor, on peal see märk, et alla 16 aasta keelatud. Selle valmistaja sinna peale pannud, seda tuleb järgida, mis tähendab seda, et alla 16 aastased ei tohi sellega sõita. Aga näiteks, kui on seal 16-17 aastane laps, kes on tegelenud võib-olla motocrossiga, sõitnud lumesaaniga, sõitnud tsikliga, sõitnud ATV-ga, tegelikult siis ka töö osana selle lumesaani või selle ATV või väiketraktoriga sõitmine ei ole tema jaoks keelatud. Küll aga, kui on nüüd
jällegi 17-aastane laps, kes võib-olla ei ole ka murutraktoriga mitte kunagi oma elu sees sõitnud, siis tema jaoks kindlasti selle ATV ja lumesaaniga sõitmine sisaldab ohte, mida ta ei suuda märgata ja mida ta ei suuda ära hoida, ehk et see ületab tema võimeid tegelikult. Et on siis tööd, mis on selgelt keelatud ja siis on tööd, mis on sellised nii-öelda hindamise koht, vaadata seda tööd, alaealist ja võib-olla nad sobivad kokku. Aga kindlasti siis tuleb järgida seda, mida mis tahes seadme kasutaja, seadme valmistaja on öelnud, et paljudel juhtudel on juba seadme valmistaja öelnud, et alaealised näiteks ei tohi seda kasutada. Ja on olemas siis 2009. aastast määrus, kus on siis kirjas töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud. Ja ehk et see siis tähendab seda, et kuni 18-aastaseks saamiseni neid töid laps teha ei tohi. Ja need on nüüd siis nii-öelda absoluutne keel, kui enne me rääkisime hindamisest. Ja need tööd, mida siis selles loetelus toodud ei ole, nende osas siis piiranguid ei ole. Ma räägiks pigem läbi need, mis on sellised nii-öelda elulised, mille kohta on küsimusi tulnud, et suure tõenäosusega 17-aastane tuukrina tööle ei lähe või ei tööta kõrgepingestatud elektriseadmetega. Müratase üle 80 detsibelli. See müratase üle 80 detsibelli saab tegelikult päris paljudel juhtudel välistavaks teguriks, sest ka näiteks selline lihtne akuga trimmer, selline väike, kaalult kerge, aga teeb müra seal 89 kuni 92 detsibelli. Ehk et tegelikult sellega ta tööd teha ei tohi. See välistab ka suure osa puidutöötlemiseks kasutatavate seadmete kasutamine, need ka teevad üldjuhul üle 80 detsibelli müra. Seal lisandub veel asju, miks on keelatud, et nendeni jõuame hiljem. Mis saab küll nüüd toiduainete tööstuses enamasti on see, et töötamine pidevalt madala lõhutemperatuuril, siis kerge töö puhul alla +19 kraadi, keskmise puhul alla +16 kraadi ja toiduainete tööstus üldjuhul on siis alla seda +16. Et võib olla täiesti selline töö, mida alaealine saaks teha, töö kui niisugune, ehk et näiteks pakendada väikeseid karbikesi, panna kastidesse, see kõik oleks tööna iseenesest lubatud, aga kuna seda tööd tehakse madala õhutemperatuuri tingimustes, siis see ei ole lubatud. Lubatud ei ole ka kõrgetel temperatuuridel, aga pigem küsimused, mis meieni on jõudnud või teemad on seoses selle toiduainete tööstuse ja madalate temperatuuridega. Keemilised ohutegurid, nendega on õnneks selles mõttes lihtne, et siin on toodud väga konkreetne loetelu ohulausetest, milliste kemikaalidega siis alaealised kokku puutuda ei tohi. Tuleb võtta kemikaali ohutuskaart ja vaadata, kas siis mõni sellest H-lausest, mis on määruses toodud, kattub selle H-lausega, mis on ohutuskaardil. Kui ei, siis tegelikult kasutamiseks piiranguid ei ole, küll aga tuleb siis lähtuda sellest, mis on ohutuskaardil toodud nõuded selle konkreetse kemikaali ohutuks kasutamiseks. Ja praegu see vist enam ei olegi, kas 2015. aastast peab olema uuem ohutuskaart, et need, millel on need vanad S ja R-laused vist on seal, see ei sobi, ta peab olema nende H-lausetega, et nad kokku läheksid. Ja siin on selles mõttes ka lihtne, et võib olla näiteks üks Pinotexilaadne toode, millel on mingisugune välistus, võib siin ta olla mingisugune peroksiidilaadne, aga suhteliselt analoogsete omadustega kemikaalil ei pruugi neid olla ja seda võib kasutada. Et lihtsalt ongi see, et vaadata näiteks, mis värv osta selleks, et seda bussijaama värvida, üks ei sobi, järgmine ilmselt sobib. Ma võtsin ühe täiesti suvalise liimvahu ohutuskaardi, et näidata, kuidas
kuidas see kemikaal siis ei sobi, et siin on 1, 2, 3, 4, 5 välistust, miks näiteks seda konkreetset liimvahtu alaealine kasutada ei tohi. Üleüldiselt, kui neid ohulauseid vaadata, siis tegemist on suhteliselt koleda kemikaaliga, ehk et selles mõttes jällegi tuleb järgida kemikaali või seal ohutuskaardil toodud nõudeid, et selle kasutamine oleks siis inimesele ohutuna, ilmselt kinnaste kasutamine, kindlasti hingamisteede kaitsevahendite kasutamine, kaitseprillide kasutamine ja nii edasi, et välistada siis nende ohtude realiseerumine. Aga ohutuskaart ja see määrus võrrelda ära, kas see konkreetne kemikaal sobib. Kui see konkreetne kemikaal ei sobi, siis vaadata järgmist analoogset. Suure tõenäosusega on võimalik leida kemikaal, mis siis, või värv, enamasti me räägime värvidest sellisel puhul alaealiste töö tegemise puhul, et on võimalik leida selline värv, mis siis sobib. Kokkupuude bioloogiliste ohuteguritega on keelatud näiteks nagunii töötamine tervishoiuasutustes, otseses kokkupuutes, see tuleb lõpupoole. See on ka jällegi teema või ütleme ohutegur, millega väga suuri küsimusi ja probleeme ei ole olnud. Nüüd järgmistest töödest töömetsikute või mürkloomadega. Mürkloomi on Eestis umbes 1 rästik. Loomaaias kindlasti rohkem. Mis on metsikloom? See on nüüd jällegi selline hindamise koht, et või ka koer, keskmise suurusega selline võib-olla 30-40 kilone koer, kui ta tuleb pimedas tänaval, tuleb võõras Rottweiler vastu, siis ta tundub ikkagi suhteliselt metsik. Tegemist võib olla täieliku nunnupalliga, aga inimesele, ja ta võibki olla metsik, ehk et see oleneb jällegi eelnevatest kogemustest, näiteks koerte varjupaika tööle minna, laps, kellel on terve elu koerad olnud, kes oskab nendega toime tulla, kes on võib-olla tegelenud koeraspordiga, koerte treenimisega, täiesti võimalik, et ta saab väga hästi sellega hakkama. Samas laps, kellel ei ole koera olnud, ma ütleks, et koerte varjupaika pigem mitte, eriti arvestades, et need loomad, kes varjupaika satuvad, võimalik, et neid on ka väärkoheldud, nende elu ei ole kõige parem, ehk et nad võivad ikkagi käituda ootamatult, nii-öelda metsikult. Et see on ka selline hindamise küsimus, et hinnata neid loomi, kas nad on piisavalt rahulikult, piisavalt taluvad võõraid inimesi ja ka seda last, et kas ta siis suudab nende loomadega kokku puutuda. Nüüd töö, mis on seotud varisemisohuga, näiteks lammutustöö ja töö kaevandis, see on nüüd töö, mis on väga ohtlik ka tegelikult täiskasvanute jaoks. Paraku on see selline töö, kus iga aasta keegi saab ja paraku surma, need on väga raske tagajärjega tööõnnetused. On olnud, mõeldes tagasi siin paarikümnele aastale, on olnud alaealistega ka surmaga lõppenud tööõnnetusi, mis on siis varingu alla jäämisega seotud või näiteks lammutatav paekivi sein kukub peale nendele noortele, kes seal tööd teevad, töötamine kaevandis, mis on siis seotud varisemisohuga. Et need on kindlasti tööd, mis on välistatud ja välistatud on nad sellepärast, et nad on, kui midagi läheb valesti, siis need tagajärjed on väga rasked ja nagu ma ütlesin, need tööd on tegelikult ohtlikud ka täiskasvanud inimestele, kui neid nagu väga selgelt kõiki aspekte läbi mõelda. Et need on täiesti välistatud, ka kõik eelnevad on täiesti välistatud, aga need on lihtsalt väga ohtlikud tööd. Siis töö, mis on seotud kõrgusest kukkumise ohuga, on alaealisele keelatud ja kõrgtöö siis algab 2 meetri kõrguselt maapinnast. Ja miks näiteks ka redelil 2 meetri kõrgusel töötamine on välistatud, on see, et
kuigi redel on ju selline väga igapäevaselt kasutatav asi. Me kõik ilmselt oleme redeliga kuhugi ülespoole roninud, mingid tööd redeli pealt teinud, siis tegelikult selleks, et redeliga koos ümber kukkuda, ei ole väga palju pingutada vaja. Seal piisab korra näiteks upitada, kaotada tasakaal ja kukkuda. Mina viimati redeliga, kui ma tööd tegin, siis ma korjasin redeli pealt loome. Ja ma olen siis tööohutuse teemadega tegelenud üle 20 aasta ja ma tegelikult tundsin, kuidas mul oli vastupandamatu vajadus hakata upitama, sellepärast, et kui ma siis need loomid ära korjasin sealt enda ümbrusest, mida ma sain vabalt kätte, siis ma tundsin, et ma tegelikult tahaks ju veel upitada. Ja see ongi paraku see asi, mille tõttu need õnnetused juhtuvad, et ma natuke upitan. Aga see natukene upitamine lõpeb sellega, et sealt võib ümber kukkuda. Redel on küll väga vajalik, aga jällegi alaealise puhul ilmselt ta siiski ei oska neid ohte ette näha. Ei oska ette näha seda, et see minu tahtmine natukene upitada võib lõppeda kukkumisega. Ja see 2 meetrit maapinnast on siis, kui jalad on 2 meetri kõrgusel, et ka värvimise tööde puhul, et kui nad siis värvivad maapinnalt või kuni 2 meetri kõrguselt, see on okei, kõrgemalt siis peavad tulema ja täiskasvanud edasi värvima. Raskuste käsitsi teisaldamine on, ja raskuse all me mõtleme siis raskust kaaluga 5 ja enam kilo, alla 16-aastased ei tohi üldse raskusi teisaldada tööna. Ja 16-17-aastaste puhul on see lubatud teatud tingimustel. Sotsiaalministri määruses raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu tööohutuse nõuded. Seal lisas on toodud metoodika, kuidas raskuste käsitsi teisaldamist hinnata. Ja hinnatakse siis seal nii seda raskuse massi, kui mitu korda seda tõstetakse, millistes tingimustes ja millise keha asendiga. Ja see on väga lihtne metoodika selles mõttes, kui te selle välja prindite, siis seal on piltide ja seletustega toodud, mis hinnangud anda, siis on toodud valem, kuidas arvutada ja siis on toodud ka need riskihinded. Ja kui see riskihinne tuleb alla 10, siis 16-17-aastased võivad seda tööd teha. Kui see riskihinne tuleb 10-st kõrgem, siis nad ei või, sellepärast et seal üle 10 riskihindest võib teatud kategooria töötajatel tekkida ülekoormus ja sinna teatud kategooria alla lähevad siis ka nooremad kui 21-aastased. Ehk 16-17-aastaste puhul hinnata, kas ta võib. Nüüd kindlasti ei tohi see moodustada üle poole tööajast. Üle poole tööajast ta ei saagi moodustada sellepärast, et see riskihinne muidu ei tule alla 10. Ja märkus on aga siis see, et nagu kõikidel teistel on õigus teisaldustööst keelduda, kui isegi hoolimata juhendamisest ja väljaõppest on see temale füüsiliselt liiga raske, siis oluline on see, et teavitada tööandjat, et ta keeldub seetõttu, et see töö on füüsiliselt liiga raske, mitte sellepärast, et ta lihtsalt keeldub töö tegemisest. Järgmiseks töömehaanilise lõikuri ketas või lintsaega. Sellest seda ma enne mainisin, et enamus puidutööstuses kasutatavaid seadmeid, mis siis teevad müra üle 80 detsibelli, aga keelatud on ka mehaanilise lõikuriga töötamine. Metallifreesiga, keevitusseadmega ja suruõhu abil töötava seadmega, sest suruõhuga on lihtsalt eriohud, et kui näiteks selline väike aku kruvikeeraja, millega tegelikult laps võib tööd teha, siis kui see sama kruvikeeraja panna tööle suruõhuga, siis ta ei tohi. Just selle tõttu, et sealt suruõhust tulenevad lisaohud, kuidas seda tööorganit siis selle suruõhu liitega ühendada, et ta oleks kindlalt kinnitatud. See suruõhk on päris suure survega, et seal on võimalused selleks, et midagi läheb valesti. Neid on rohkem kui siis selle tavapärase akuga töötava kruvikeerajaga. Näiteks on saagidega, ketassaagidega, küll puidufreesiga on alaealistega juhtunud
väga raske tagajärjega õnnetusi selles mõttes, et on lõigatud kätte, on lõigatud sõrmed maha ehk et tegelikult see alaealine on saanud püsiva tervisekahjustuse, sest lihtsalt jällegi see, et tegemist on väga ohtlike töövahenditega. Kui neid õigesti ei kasutata, siis võib midagi valesti minna. Keelatud on ka töötamine telfriga ehk et telfer oma põhiolemuselt siis vints. Selle kohta tuli küsimus, et kas alaealine võib telfriga asju ühest kohast teise tõsta. Ei või. Nüüd selline mõttekoht küsida ei saa, et kas emma-kummaga neist alaealine võib töötada? Ei või. Sellepärast, et esiteks nad mõlemad teevad müra üle 80 detsibelli. Neil mõlemal on all mehaaniline lõikur. Ja lisaks on ka see, et tegelikult alaealine ei pruugi ikkagi osata neid ohte päris hästi ette näha. Parempoolne muruniiduk, sellistega juhtub õnnetusi paraku täiskasvanutega, on juhtunud ka alaealistega, kus siis seda niidukit enda poole tõmmates on tasakaal, kaotatakse tasakaal ja tõmmatakse see niiduk endale jala peale ja paraku see niiduk võtab siis ka varbad. Üks alaealisega juhtunud õnnetus oli veel selline, et ta plätudega niitis muruniidukiga, tõmbas niidukit, mitte ei lükanud enda ees, nagu niidukit tuleb lükata, vaid ta tõmbas seda enda poole, kaotas tasakaalu ja selleks, et siis ennast niimoodi püsti hoida, surus ta selle käepidamine väga tugevalt endale kätte ja tõmbas selle niiduki endale jalgade peale. Traktoriga Rakvere Tööinspektsioon asub riigimajas, mille üks pool on suhteliselt järsk ja selline kõrge kallak, mis läheb sinna alla Vallikraavi tänava poole. Ja ühel aastal ma nägin, kuidas üks väga nooruke noormees sõitis murutraktoriga ja hakkas järjest selle kallakult ligemale minema. Ja siis ma läksin sekkusin, küsisin, kui vana ta on, selgus, et oli 16. Ütlesin tööandjale, et paraku nii ei saa, sest tegelikult seal on ju see, et ta rääkimata sellest, et müra ja see niiduk seal all, mis on keelatud, ei pruugi ta tegelikult osata arvestada seda, kui ligidalt sinna kallakule ta ikkagi võib minna enne, kui ta tegelikult alla. Ehk nii murutraktor kui muruniiduk lähevad siis sinna keelatud tööde nimekirja. Nüüd järgmine küsimus, mis on siis sarjast metsikud loomad. Need ei tundu siin kumbki väga metsikudeks. Et jällegi hindamise küsimus. Meil on olnud küsimus, kas laps võib minna tööle ponitalusse suveks või kas laps võib suveks minna karja. Veised siis, suured loomad, väga metsikud tunduvad. Et jällegi, kui näiteks laps on suure osa oma elust ratsutanud, hakkas 7-aastaselt trennis käima, võib-olla ta käib talvel trennis seal samas ponitalus, kuhu ta suvel tööle tahab minna, ta oskab nende suurte loomadega toime tulla. Nende mõlema piltide peal on ponid natuke mõõtkavast väljas, aga üks on selline meetri kõrgune, teine on selline natuke alla 1,50 meetri kõrgune. Et jah, võib loomulikult selles mõttes, et kui see laps on nende suurte loomadega harjunud, teda tegelikult neid ju trennilapsi ka õpetatakse, kuidas nende loomadega ohutult toime saada, aga kui võtta laps, kes võib-olla seda vasakpoolset poni on laadal näinud, selline karvaste kõrvadega nunnupall, et siis kindlasti mitte, sellepärast, et ka temal võib olla väga tugev oma tahtmine, aga kui võtta nüüd see punane poni, see kaalub umbes mingi 500 kilo, et kui tema ikkagi otsustab, et talle ei sobi see, mida teda parasjagu tegema pannakse, siis ta võib inimesele, ta otseselt ei lähe ju inimesele kallale, küll aga ta võib teha selliseid liigutusi, astuda näiteks jala peale, kui sa ei oska seda piisavalt ette näha. Et jällegi nagu nende selle ATV-ga, nagu selle lumesaaniga hindamise koht. On lapsi ja ponisid, kes võivad koostööd teha ja kindlasti on siis lapsi ja ponisid, kes ei või, sellepärast, et see võib olla liiga ohtlik. Nüüd
kuidas siis saada teada, kas alaealine võib seda tööd teha või kas siis selles töös esineb selliseid ohutegureid, et ta ei tohi seda teha. Nagu kõikide muude tööde puhul tuleb teha riskianalüüs ja kui nüüd on tegemist alaealiste töö kohta tehtava riskianalüüsiga, siis tuleb seda arvesse võtta. Ja enne tema tööle asumist tuleb riski hinnata just sellepärast, et saada siis teada, kas seda konkreetset tööd üldse saab alaealist panna tegema ja kui siis on töös oluline muudatus toimunud või töötingimustes, et kas jätkuvalt alaealine võib seda tööd teha. Töövahendite ja nende kasutamise sobivus alaealisele töötajale siin ongi see, et hinnata ära, et see töövahend või töökoha kujundus, mis näiteks sobib täiskasvanule, ei pruugi sobida alaealisele, sest ta lihtsalt on väiksem. Samamoodi isikukaitsevahend, mis sobib täiskasvanule, ei pruugi vältimata sobida lapsele. Need peavad olema sobivad, kindlad, parajad, helkurvest, paras, et mitte see, et laps peab läbi ajama siis nende 4 numbrit suuremate kinnastega, sest ainult need on olemas. Ja isikukaitsevahendite kohta üks tööõnnetus 17-aastane noormees tõmbas käsikahvel tõstuki endale varba peale. Riskianalüüs üleüldse selles ettevõttes oli tehtud. Need riskid olid arvestatud, et seda käsikahvel tõstuk võib põhjustada jalavigastuse. Üldjuhul puidutööstustes ei ole seda probleemi, et töötajad ei kannaks turvajalanõusid või et neid olemas ei oleks, sest et seal on neid ohte rohkem, mis nende turvajalanõude kandmise tingivad ja need reeglina on olemas. Aga sellele noorele töötajale need turvajalanõusid väljastatud ei olnud ja sai ta siis viga ja samalaadse õnnetuste vältimiseks, siis mis tööandja tegi, ainus võimalik, väljastas töötajale need turvajalanõud. Ehk et siin ongi ka nagu see Vladimir rääkis enne sellest võrdsest kohtlemisest, et tegelikult kui nad teevad kõik sama tööd, siis tegelikult neil peavad olema samad isikukaitsevahendid, mis siis, et see alaealine on ajutiselt tööl. Igal juhul tal peavad need turvajalanõud olema. Temaga võib täpselt samamoodi juhtuda, temaga võib suurema tõenäosusega veel isegi juhtuda sellepärast, et ta ei oska neid ohte ette näha. Ja nagunii 3% tööõnnetustest juhtub töötajatega, kes on tööl esimest aastat. Seda enam, kui me räägime alaealistest, kellel kogemust tegelikult ju ei ole. Alaealist tuleb juhendada. Tuleb arvestada sellega, et tal puuduvad kogemused. Need juhendid peavad olema väga selged ja üheselt mõistetavad. Juhenditega kohati on see probleem, et need juhendid on ühest küljest paljusõnalised, aga teisest küljest seal nad ütlevad nagu väga vähe, et need juhendid nad ei ole konkreetsed ja nad üks-ühele ei lähe selle tööga kokku. Üks ohutusjuhend, mida ma viimati nägin, seal oli juttu kärude kasutamisest, sest töös pidi kasutama kärusid ja oli juttu kärude kasutamisest ja seal olid kärude pildid, kusjuures need olid hoopis teistsugused kui need kärud, mida selles ettevõttes tegelikult kasutati. Et mõistlik on pannagi juhendisse konkreetselt nende kärude pildid, mida selles konkreetses ettevõttes kasutatakse. Töötaja saab sellest oluliselt paremini aru. Et see juhendamine peab olema põhjalik ja sisuline, nagu kõikide puhul. See, et anda alaealisele kätte see 7-leheküljeline ohutusjuhend ja öelda, et loe läbi, anna allkiri, selline juhendamine kindlasti ei teeni oma eesmärki. Nendega see läbi rääkida, veenduda, et see juhendatav sai aru, mis talle tegelikult öelda tahetakse, rääkida üle olulisemad asjad sellest juhendist. Ja alaealine samamoodi nagu ka täisealine kinnitab siis juhendamist oma allkirjaga. Aga jällegi teha test, küsida küsimusi, vaadata, et nad tegelikult saavad sellest aru, mida neile räägitakse. Ja riskianalüüsi tulemusi, nagu ka täiskasvanutel, tuleb alaealisele tutvustada, ehk et ta peab aru saama, mis on need kohad töös, mis võivad teda ohustada. Ja teiseks on siis see, mida tehakse selleks, et nii ei juhtuks.
Ma käisin eelmisel aastal ühe malevarühmale nii-öelda siis üleüldist, mitte nüüd otsest juhendamist, vaid sellist üleüldist ohutusalast infotundi tegemas ja need väga toredad, väga nutikad lapsed olid, et mul oli ees see nimekiri nendest töödest, mida nad tegema hakkavad ja siis me niimoodi koos arutasime, et mis selles konkreetses töös, näiteks põllu pealt kivide korjamine, mis selles konkreetses töös võivad siis seda töötajat ohustada, ehk et me selle nii-öelda riskianalüüsi tegime nende lastega koos läbi. See tuli neil väga hästi välja, nagu ma ütlesin, nad olid väga nutikad, ehk et nad tegelikult ilma minu suurema sekkumiseta suutsid ise kõik need ohud välja mõelda kuni sinnamaani, et valesti kivi tõstes võib selja ääre tõsta. Ilmselt nad nii suuri kive ei pidanud korjama, aga jällegi nad teadsid, et oht on olemas, kui ma liiga suurt kivi üritan tõsta. Et tegelikult võib-olla ka selline, üks on see, et tutvustada ja viia nendega selline arutelu läbi, paneb nad rohkem sellele teemale mõtlema, võib-olla jääb neile paremini meelde ja nagu ma ütlen, tegelikult on lapsed väga nutikad ja suudavad suure osa neid ohte ise välja mõelda. Mis on erisus nüüd alla 15-aastase alaealise puhul, peab ka teavitama tema seaduslikku esindajat tööga seotud riskidest ja mida siis tehakse selleks, et see alaealine tööl, et tema töö oleks ohutu ja tervist hoida. Ehk et see tegelikult on seaduslikule esindajale, kes siis annab nõusoleku töö tegemiseks, väga oluline teadmine. Vladimir ka seda mainis, et tegelikult see lapsevanem peab teadma, mis tööd tema laps tegema läheb. Ehk juba see, et ta saaks üldse anda selle nõusoleku. Ja teine pool on see, et loomulikult see laps peab tegema seda tööd, mida ta tegema läks, et ei saa olla niimoodi, et ema saadab 15-aastase noorme haljastustöödele ja ühel hetkel helistatakse talle haiglast ja öeldakse, et teie laps on haiglas, sellepärast et ta kukkus katuselt alla. Ja ilmselgelt need kaks asja omavahel kokku ei lähe. Pärast siis selgus, et vanem oli andnud nõusoleku selleks, et laps läheb tegema haljastustööd. Mingil põhjusel tööandja mõtles ringi ja saadeti see noormees katusele, kus ta siis paraku alla kukkus. Ehk lapsevanem peab teadma seda, millise töö tegemiseks ta selle nõusoleku annab ja kuidas seda tööd plaanitakse teha niimoodi, et tema laps siis tööd tehes viga ei saaks. Ja alaealisele tuleb siis selgitada ka seda riskianalüüsi täpselt nagu juhendusega niimoodi, et ta aru saaks, et kui talle öelda, et on võimalik kokkupuude 3. ohurühma bioloogilise ohuteguriga, sellest ka paraku paljud täiskasvanud ei saa aru, ilmselt ega ei peagi, aga alaealine kohe kindlasti ei saa aru ja samas ka see, et müratase 85 detsibelli, et mida see siis nagu tähendab, kui suur müra 85 detsibelli on, et ta tegelikult ei tea seda. Kokku ta sellega puutuda tegelikult ei tohi nii, et sest see on üle 80 ju. Ja lisaks siis sellele teoreetilisele juhendamisele tuleb alaealist ka õpetada, kuidas seda ohutusjuhendist olevat teadmist siis päriselt tööl rakendada. Et millised on need töövõtted, kuidas asju konkreetselt tõsta, kuidas oma töökoht sättida selliseks, et liigutused oleksid näiteks võimalikult vähe koormavad, alaealine seda ei oska. Kui pikk see väljaõppe kestus on, see oleneb töö keerukusest, ohtlikkusest. Jällegi oluline on see, et selle juhendajal peab olema aega ja tal peab olema tahtmist selle juhendamisega tegeleda. Et ta ei saa olla see, et kuidas sa ei tea. Kuidas sa ei tea, et seda asja tuleb niimoodi teha? Ei teagi. Ja ka see, et tal peab olema aega sellele juhendamisele ja väljaõpetamisele keskenduda selles mõttes, et näiteks kui on Tšehhi jupp, kes peab tagama selle, et 200 inimest teeksid tööd nii, nagu peab, kvaliteet oleks tagatud, toodangu maht oleks tagatud, siis ilmselgelt tal ei ole aega, et kedagi välja õpetada. Et selleks peab olema ikkagi eraldi kogenud töötaja, kes siis uut töötajat kaasa arvatud siis alaealist välja õpetab. Alaealiste puhul ja võib-olla selline malemate puhul seda tööle lubamist ei toimugi, ehk et nii-öelda iseseisvat
nad tööle ei hakki, vaid nad töötavadki selle kellegi juhendamise ja kontrolli all siis. Aga kui on alaealine, kes siis lubatakse iseseisvalt tööle, siis enne seda tuleb veelduda, et ta oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. Ehk et ta tegelikult teeb seda tööd endale ja teistele ohutul moel. Ja nagu ma enne mainisin, nii see juhendamine kui väljaõpe tuleb siis registreerida nii nagu kõikide teiste töötajate puhul ja täpselt samamoodi nii nagu kõikide teiste töötajate puhul, siis töötaja, see alaealine annab siis oma allkirja selle kohta. Üldiselt alaealiselt vist korjatakse ikkagi paberite peale veel allkirju, aga kui on elektrooniline juhendamist ja väljaõppe registreerimise süsteem, siis võib ka seda kasutada, aga moel või teisel tuleb see registreerida ja see alaealine siis kinnitab, et jah, teda on juhendatud ja jah, teda on välja õpetatud. Ja meie infotelefon 6406 000 igal tööpäeval saate sinna helistada, saate küsida täpsustavaid küsimusi, kui ei ole kindel, kas asi on nii või teisiti ja samamoodi saab siis oma küsimuse saata jurist@ei.ee, kus siis nii nõustamisjuristid kui konsultandid vastavad.